Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Keskpäevatund. Meie õpetaja koolis kõige parem oli, kõige parem oli, kõige parem oli. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, imerohu viiks. Palju hoolt ja palju vaeva mega tunda sai, mega tunda sai. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, imerohu viiks. Aga vahel juhtus nii, et koolisööklas vastu seina lendas supp või praad või magustoit ja mõni plika pihta sai. Sellega või tahvli ees seisjad tabas tati kuul. Päris ja selge sees, sellest tuleks jama, kui ei oleks naeratust. Sest nõnda kena naeratusega poiss pole ju läbinisti halb. Meie õpetaja koolis kõige parem oli, kõige parem oli, kõige parem oli. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, imerohu viiks. Palju hoolt ja palju vaeva mega tunda sai, palju tunda sai, mega tunda sai. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, imerohu viiks. Aga vahel juhtus nii, et klassi õhtul tantsimiseks ei kõlvanud rokk. Ei enka, ei twist, sest ei võimaldanud liibumist. Kuid see on hea, kuidas elu tundma õppides lõpetada kool. Ma ei tea, tundub jälle tuleb mängu panna armas naeratus. Sest nõnda kena naeratusega poiss pole ju läbinisti loll. Uudiseid koduvabariigist. Tere, siin Kuku Raadio ja Keskpäevatund, Kuku Raadio otsestuudios Ainar Ruussaar, Hindrek Riikoja ja Priit Hõbemägi ja genialistide esituses kõlas nende laul Minu õpetaja ja tervitame selle lauluga kõiki neid, kes sel nädalal suure innuga iseseisvuspäeva tähistasid ja sellele kaasa elasid ja väike viide kahtlemata ka Estonia teatrimajas toimunud suurele ja ägedale kontserdile ja selle peategelastele. Aga iseseisvuspäev oligi selle nädala kõige olulisem sündmus, sellega käis kaasas nagu traditsiooniliselt nagu ikka mitmesuguseid erinevaid sündmusi, pidulikke kõnesid ja muid asju. Peaminister pidas kõne Tartus, aga viibis ka ise Ukrainas koos Põhjamaade ja Baltimaade peaministritega sõja 5. aastapäeva tähistamas, seda kurba tähtpäeva tähistamas, aga kas tähistamine on päris õige sõna selle koha peal? Ma ei tea, ma ei oskagi öelda, kas see sõna on, ei saa ju öelda, aga meenutamas seda esile tõstmas, ära märkimas. Märkimast, jah. Jah, ära märkimas. No, peasi on see, et seda kogu aeg räägitakse, et sellest iga päev räägitakse, see on väga tähtis. Ütleme nii, et see tähistamine ei ole hea sõna, aga paremat pole praegu võtta. Kui kellelgi on, siis saatke meile mingisugune teade, hakkame edaspidi kasutama mingit muud sõna, täpsemat sõna selle jaoks, aga Eestis toimus veel Kaitseväe paraad, Kaitseväe juhataja kõne, vastuvõtt, presidendi pidulik vastuvõtt Estonia teatrimajas, kätlemine, ball ja kõik mitmesugused muud üritused. Vahepeal oli veel tõrviku rongkäik ja siis tavapärane kisakära seal Harju tänaval. Aga igal juhul see nädal oli siis täis mitmesuguseid iseseisvuspäeva
päevaga seotud üritusi ja minu jaoks jättis see kõik hea ja toreda mulje ja oli kuidagi tore, rõõmus, inimesed olid lahked, seljad olid sirged ja ilm oli sobiv. No kui me seda ise tähele ei pane, kui me seda ise ei tähtsusta ja ei tähista, kes siis seda veel peaks tegema? Just nimelt. Nii on jah. Muidugi on nendest kõnedest ja ka eelkõige traditsioonilisest presidendi kõnest väga palju räägitud, aga minu meelest presidendi kõne oli selles mõttes väga huvitav ja väga oluline, et ta viitas nii välispoliitikale kui ka sisepoliitikale, mis ongi presidendi tegelikult roll ju. Ja mis mulle silma jäi, oli see, et president rõhutas seda Põhjala ja Baltimaade ühtehoiu olulisust, ehk siis me võib-olla räägime liiga vähe sellest nii-öelda Nordic Baltic 8 ehk NB8, mille eesistuja Eesti praegu on, aga mulle tundub, et Eesti, Läti, Leedu, Soome, Rootsi, Norra, Islandi ja Taani see piirkondlik koostöö on muutumas üha tugevamaks ja ma loodan, et tegelikult see NB8 suudab avaldada ka vajalikku mõju Euroopa Liidu ja ka NATO otsustele, sest tegelikult see on tõusev ja kasvav jõud ja see on väga oluline, millele ka president oma kõnes viitas. Ja kui me siin lihtsalt selle teema juurde, et see NB8 on minu meelest see on tore, et see on nice to have, aga see ei ole suur jõud. Suur jõud on ta siis, kui sellele on liidetud juurde Poola ja Saksamaa ja siis on see nagu päris jõud Euroopas. Ja siis ta ei ole enam NB. Ja, ta ei ole NB, aga siis ta on päris jõud. Aga praegu ta on mitte päris jõud, vaid NB. Mina jälle omakorda nagu nii skeptiline ei ole, kuigi kui ma rääkisin ühe inimesega, kes nii-öelda on sellega seotud, tema jälle natuke muidugi torises, et taasiseseisumisest on varsti juba 30 aastat või üle 30 aasta on möödas, aga kohati on ikka nagu tunne, et meid vaadatakse kui pisut selliseid väiksemaid vennakesi ja Põhjamaade poolt ikkagi see pilk on nagu mitte päris nagu samalt tasandit, vaid pisut kõrgemalt. Aga kui presidendi kõne minule meeldis kõige rohkem just see osa, et valdav osa sellest siiski rääkis nii-öelda Eestist ja Eesti enda asjadest, et kui me vaatame siin viimaste nädalate või kuude kõiki need diskussioone, arvamusavaldusi, erinevate Karise seisukohtade, tema rolli ja kõige üle, siis minust ilmselgelt osad jõud või osad poliitikud nii-öelda, ma ei taha öelda, et nad ületähtsustavad presidendi rolli välispoliitika kujundamises, aga nad ilmselgelt alatähtsustavad seda, kui oluline on ikkagi presidendil ka siseriiklik roll. Seda kindlasti, mulle oli väga meeldiv see, et kõige selle iseseisvuspäeva tähistamiste juures ununes täielikult ära siis nagu mingis mõttes nagu kistud tüli siis välisministri ja presidendi vahel. Muidugi pidupäeva ei olegi mõtet nendest asjadest rääkida, aga ma arvan kõikidest nendest teemaarendustest selgus ka, et tegelikult mingisugust sellist lõhet või suurt probleemi ei ole, et president suhtuks Eesti välispoliitikasse oluliselt teistmoodi kui siis välisministeerium. Ma parandaksin ühe oma vea, et Ukraina sõja 4. aastapäev, mitte 5, nagu ma ekslikult ja kiirustades alguses ütlesin. Aga presidendi kõne osas, need sellised arvustused või vastukäed, mis sellel on olnud, presidendi kõne oli selline, saalist kuulates oli ta soe, südamelik, hea, asjalik ja rääkis olulistest asjadest, rääkis haridusest, kasutas sõna hariduslõhe ja siis mul tekkis nagu väike hirm, et sealt siis hakkab minema kuhugi, kandub sinnapoole edasi, et ühed on rikkad, teised on vaesed ja ühed saavad haridust ja teised ei saa haridust. See, mida siis on ka selle inimarengu aruande kokkupanija Eneli Kinsiku ise öelnud, et selle probleemi lahendusele mitte selles, et edukamaid hakatakse peavõrra lühemaks tegema, vaid järele tuleb kõiki neid, kes on maha jäänud. Ja president minu jaoks väga nagu positiivne oli see, et ta ei läinud sellesse hariduslõhe lõksu, ta läks sellest suhteliselt kiiresti edasi, aga ta viitas sellele, nii et inimestel pidi olema ise ka selline teatud nagu eelnev informatsioon olemas, et teha selliseid informeeritud otsuseid sellise viite peal. Ja, aga otsesõnu ütles küll president ju ka seda, et tegelikult mure on tõepoolest sündimus ja sündimus, mis on juba mõnda aega viimast 100 aasta kõige madalam, millele president ju viitas otse ja ütles ka valusa tõe välja, et aastaga jäi eestlasi vähemaks terve Põlva linna ja kui rahva võrra, nii
Nii et see on tegelikult probleem, millele otsitakse lahendust vähemalt sõnades, aga ega siin vist lihtsalt ühest lahendust. Jaa, aga kas sa oled ühestki reaalsest lahendusest kuulnud, et see, mida mina kuulen, millest poliitikud räägivad, ja ma ei arva, et president peaks pakkuma mingisuguseid lahendusi oma kõnes, ma olen kuulnud küll, et siin üks või teine, kes esitas presidendi kõnele sellised nõudmised, seal oleks pidanud olema välispoliitilised lahendused ja sisepoliitilised lahendused ja lahendused siis hariduskriisile ja lahendused siis sündimuskriisile, aga ma arvan, et see ei pea sugugi niimoodi olema, aga kui kuulata siis poliitikute vestlusi, et kes võtavad selle sündimuskriisi enda teemaks, siis see, mida siis peaminister Michal tegi oma kõnes, ta sisuliselt on naeruvääristas seda, et see on jälle mingisuguste selliste vanameeste seisukoht, et kes tahavad siis, et probleem on olemas, aga jälle meil on mingisugused vanamehed, kes soovivad, naised läheksid kööki, asuksid seal sünnitama, nüüd ma parafraseerin, see ei ole täpne tsitaat loomulikult, aga põhimõtteliselt selle käis nagu selle teema naeruväärist. Ma saan aru, miks see võis olla niimoodi, sellepärast, et ilmselgelt siis Reformierakond, kes on siis pea ees astunud valimiskampaaniasse ka peaministri iseseisvuspäeva kõne puhul, siis püüab sellist ärksamat, võugimat kuulajaskonda endale ligi meelitada ja valijateks ja sinna kuuluvad ka siis kindlasti ka need naised, kes ütlevad, et ärge tulge meile seletama seda, kus ja kuidas me peame midagi tegema. Ja ma arvan, et see on täiesti õige, et ühelegi naisele ei peagi keegi ütlema, kus ja kuidas tuleb midagi teha, vaid et siis terve Eesti Vabariik peab tegema maksimaalselt kõik selleks, et lihtsalt Eesti oleks nii hea ja turvaline paik, et siin on hea olla ja siin on hea perekonda luua ja kui on vaja, siis tulevad ka lapsed. No võta, Michali selline positsioneerik on selles mõttes libe tee, et ega ka nii-öelda, kuidas sa kasutasid, et need kõige võugimad noored inimesed ja kes kõik veel, ega nad kõik ju tegelikult saavad aru, et probleem on olemas ja selle probleemiga tuleb tegeleda ja kui sa küsisid, et mis see siis lahendus on, et ega kas me teame mõnda suurt ja olulist probleemi, millel oleks olemas üks lihtne retsept ja üks lihtne lahendus. Mõni niisugune probleem on olemas. Aga nad on alati valed. Absoluutselt ja mind ajab alati õlgu kehitama väide, et lapsi sünniks siis rohkem, kui toetuste süsteem oleks teistsugune või ümber vaadatud. Ma arvan, et see absoluutselt ei toimi. Siin on nii palju teisi faktoreid, mis toimivad. Ei, kindlasti, mina olen vastu oksa, ütlen sulle, et absoluutselt toetuste temaatika toimib, aga sellele juurde on vaja veel umbes 72 erinevat asja, mis sinna juurde peab minema. Ma arvan, et sa oled väga tagasihoidlik, ma arvan, et neid asju on rohkem. No võib-olla 172. Mina tahaks eraldi esile tõsta siiski selle arvamuskius, mis oli nii-öelda uus väljend, aga tegelikult tema presidendi varemgi korduvalt avaldatud mõte sellest, et viisakalt eriarvamusele jääda, sest et ühest küljest kõlab küll nagu niisuguse lihtsa ja banaalse asjana, aga tegelikult sellest, kuidas me ühiskonna ja riigina suudame arvamusi vahetada, kuidas me suudame asjade üle arutleda, sellest ju väga selgelt sõltub ka see, kuidas me leiame ükskõik millisele probleemile lahendusi ja kui see vastandumine selle lahenduste otsimise käigus on põhimõttel, et kõigepealt anname põlvega munadesse ja siis ütleme, et oleme ikka sõbrad edasi, see lükkab meid lahendustest ainult kaugemale. Et see estab seda viisakat väitluskultuuri, arvamuskultuuri ja viisakate arvamuste vahetamise kultuuri, seda on Eesti ühiskonnas väga-väga hädasti vaja, sest et kõik lahendused sõltuvad sellest, kui mõistlikult suudetakse neid üheskoos otsida. Jaa, kindlasti, et ma siin korraks veel tulen tagasi selle presidendi kõne juurde, ma tsiteerin teda siin, tal on selged seisukohad. Eestit aitaks lapsevanema sõbralikumaks muuta, perede parem toimetulek, võrdsed võimalused hariduses ja huvihariduses, siin me näeme siis viidet sellele, et kuidas kehvemaid koole järele aidata ja huvihariduse sõna taga on siis viide sellele, kuidas siis nagu eelmistel aastatel on just nimelt haridusministeerium vähendanud huvihariduse osakaalu siis investeeringutes ja nagu nüüd on selgunud, siis just nimelt need nagu noorte kuritegevus suures osas toimubki sel ajal, kui võiks tegeleda huviharidusega, et ta langeb nagu päeval kellaajaliselt kokku seal. Ja tugevam kuuluvustunne, mis see kuuluvustunne, see on midagi muud, aga muuhulgas ta siis ütleb ka siis seda, et
selle sama sinu öeldud erinevate arvamuste kohta ütleb, oleme oma armsa sauna üle kütnud ja vängest leilist uimased, et tal on siin nii mõnedki sellised hästi toredad kujundid on siia sisse toodud, aga see nende seisukohtade ja seisukohtade kibeduse osas kindlasti üks osa langeb siin ka ajakirjandusele, sellepärast et poliitikud ju omavahel suhtlevad tänapäeval suuremas osas ajakirjanduse kaudu, seda nimetaks siis mediatiseerumiseks, et ühiskondlik diskussioon käib läbi ajakirjanduse ja toimetustel on olemas mitmesugused võimalused, et sa võid nagu maha keerata seda tooni, sa võid seda ülespoole keerata, sõltuvalt sellest siis, mida siis mingisuguse väljaande, ma ei tea, ütleme hoiak siis nõuab, seal võivad olla poliitilised hoiakud, seal võivad olla ideoloogilised hoiakud, seal võivad olla ka toimetajatest sõltuvad hoiakud, aga see on selline huvitav asi, et ühest küljest ollakse nii mahlakad ja nii sõnikuhaisused, kui lastakse olla. Seda küll, aga me tahame samas seda, et diskussioon oleks nagu elav, et seal oleks nagu, see oleks huvitav, et see pälviks mingisugust tähelepanu, kui me võtame kaks väga tubli poliitikut, mõlemad sellised, ütleme, vanemad keskealised mehed, neil on ülikonnad lipsud, nad istuvad ja rahulikult mõmisevad natukene tund aega mikrofoni taga, mitte keegi seda ei viitsi kuulata. Aga nüüd, kui me ütleme, et olge nüüd samas, rääkige rahulikult, aga olge samas väga teravmeelsed, olge vaimukad, olge samas ka nagu jääge viisakalt eriarvamusele, siis me võib-olla esitame meie inimestele lihtsalt liiga kõrgeid nõudmisi äkki. No võtab, me läheme natuke nagu meediakriitika valdkonda, aga küsimus on selles, et kui labased lastakse olla, kui teravad lastakse olla, et millised mängureeglid paika pannakse ja see on ajakirjanduse võimuses on seda mõnevõrra nii-öelda nagu kärpida. Aga labasuse ja teravuse vahel ei ole mitte mingil juhul võrdusmärk kultuurses ühiskonnas kindlasti mitte. Ehk siis terav tulebki olla nii poliitikas kui ajakirjanduses terav põhjendatult või terav emotsionaalselt, aga kindlasti mitte labane. Ja Eesti poliitikas üks erakond vähemalt mõned ajad tagasi paistis just nimelt silma terava labasusega, mis tegelikult ei ole võrdusmärk. Kuigi ma tunnetuslikult ütleks, et see on läinud pisut paremaks. On. Ma ütlesin ka, mõned ajad tagasi oli see. Võib-olla ka küsimus selles, et võib-olla nad on aru saanud, et pole tühja niisama, pole mõtet plõksida, kui see kuhugi ei vii, et plõksime siis, kui sellel on mingisugune mõte, aga kui me vaatame, me oleme nüüd presidendist nii kaugel läinud, aga see on oluline siiski, et see sauna ülekütmuse ja vängeleili kujund tegelikult puudutab kindlasti ka selliseid tegelasi, nagu on siis tuntud ja enda meelest maailma Liivimaa kõige parem influencer Tartust, kes siis oli mõnda aega Isamaa liige. Ma lihtsalt nagu meelega ei taha seda nime öelda. Ja, ma ei tea, küsimus on selles, et tema keelepruuk ja siis nii-öelda seisukohad, kui need oleksid EKRE, kui ta oleks EKRE liige, siis me ei imestaks seda, absoluutselt, me võtaksime seda normina, jah, nad on sellised. Nüüd, aga kuna sellise keelepruugiga inimene sattus mingiks ajaks Isamaasse, siis on sellest tekkinud mingisugune kohutav probleem, et näed, et niisugused inimesed niimoodi räägivad, asetada oma nagu normaalsesse keskkonda, kus kogu aeg niimoodi nagu tehaksegi mingisuguseid seisukohti ja keegi ei paneks seda üldse tähele. Seda küll, aga vaata siin natuke Urmas Reinsalu peab endale enesekriitiliselt otsa vaatama ja võib-olla Isamaa natuke tuhka pähe raputama, et nad ütleme, et see häältesaak ja kõik, mis sealt tuli, oli magus, et oleks pidanud varem ja oleks pidanud pisut jõulisemalt reageerima ja oleks võib-olla see asi teistmoodi olnud. Mina korraks tahtsin tagasi tulla peaministri kõne juurde ja mitte tingimata ainult Kristen Michali, vaid ka tegelikult eelmiste peaministrite kõnede juurde, et see formaat, mis kunagi vist Andrus Ansipi ajal tekkis, on suurepärane formaat peaministrile näidata ennast kui tõelise riigimehena, kui minu poolest Eesti rahva isa või emana, mis soos see peaminister parasjagu on, aga millegipärast ükski peaminister ei ole suutnud seda ära kasutada ja on alati nii-öelda allunud sellele
võimaluselt järsku saab poliitilist kapitali lõigata, et tegelikult see on kõneformaat, mis võimaldaks peaministri teha endast midagi enamat kui lihtsalt peaminister. Aga miks nad ei kasuta seda võimalust samal ajal, kui presidendid vabariigi aastapäeva kõnet selleks väga hästi ära kasutavad? Kuule, no sa ajad ikka kaks asja praegu täiesti totaalselt segamini. Peaminister on tavaliselt valimised võitnud või valitsuse moodustanud erakonna juht, ta on tipp-poliitik erinevalt presidendist, kes ei ole päevapoliitik selle sõna tal otseses. on 364 päeva aastas aega olla poliitik, aga tal on üks päev aastas, kus tal on võimalus ennast näidata millegi enamana. Väga keeruline on ühel erakonna juhil ja peaministril näidata ennast natuke kõrgemana kui lihtsalt erakonna juhi või peaministri, poliitikust peaministrina. Peaministri kõne ongi poliitiline kõne. See on nii, jah, paratamatult. Oli Ansipi ajal, oli hiljem ja on ka tulevikus. Nii see on. No see oleneb kindlasti oludest, et ma nüüd ei saa, et kui lähen küll kaugele ajalukku, aga ajal küll, mil Winston Churchill oli Briti peaminister siis ja pidas oma kõnesid teise maailmasõja ajal, siis need ei olnud poliitilised kõned, need ei olnud nagu tooride kõned, eks ole. Need olid nagu kõned, mis olid terve riigi ja rahva huvides peetud. Et ma siiski mõtlen, et peaminister võiks küll olla ka riigimees, aga ütleme nii, et olukorras, kus ega poliitika ei välista riigimeheks olemist, tipp-poliitik olemine. Ei, no ei välista, aga kas see välja tuleb ja seda võimalust kasutatakse? Ütleme niimoodi, et inimestel, kes on poliitikud kaua aega jälginud ja nüüd oleme meie kolmekesi siin ja meil on välja kujunenud bullshit detektor. Ja me saame kohe aru ja enamus inimene saab kohe aru, kui nii-öelda poliitika ajab oma asja, kui poliitika ajab erakonna asja ja kui ta esineb riigimehelikult. Ja pange tähele, Eesti ajakirjandus paneb väga täpselt tähele, kui keegi esineb riigimehelikult, seda tuuakse kohe see on kohe midagi nii toredat, nii erilist, et see on nii nunnu, et tahaks kellelgi pead paitada. Aga suurem osa ajast siiski seda riigimehelikkust ei ole ja siis seda igatsetakse taga. Et ka need intervjuud, mis on siis peaminister andnud viimasel ajal siis kas raadios või see kõne, et need on ju erakondlikud kõned, et ta esineb kui Reformierakonna esimees, kelle ees seisab tohutult keeruline ülesanne. Mida teha nende järgmisel aastal saabuvate Riigikogu valimistega, kus nad suure tõenäosusega paratamatult kaotavad siis enamuse erakonnas, või parlamendis, kuidas nad satuvad mitte isolatsiooni, vaid satuvad opositsiooni, kui see, kelle poole nad näitavad nii-öelda oma saadavad tuliseid nooli, Isamaa, võib-olla ka Keskerakond saavad enda kätte suurema võimu ja ta on ikka pilindris, päris tõsi taga. Teise valitsuspartneri probleem on veelgi suurem, eks ole, ja kas üldse ületada künnistaga. Aga ma pean parandama sinu ühe olulise eksimuse. Enamus inimestel ei ole kahjuks seda bullshit detektorit, nagu seda nimetsid, ja seda kasutavad poliitikud kogu aeg lakkamatult ära. Aga üks kõne on jäänud täiesti tähelepanuta ja minu meelest oli väga hea kõne ka Kaitseväe juhataja kindralleitnant Andrus Merilol ja Andrus Merilo ütles ju otse välja, et kuulge, jätke hellitust vajav ego, et me elame tegelikult ajal, mil nõrkust ei tohi välja näidata. Mulle see kohutavalt meeldis väide, et nõrkus provotseerib agressorit, et tõepoolest vaadates Ukraina poole, siis nõrk ei tohi olla. Seda on rääkinud Martin Herem kõikides oma kõnedes, mida ta vabariigi aastapäeval on pidanud, seda sama on kindral Merilo rääkinud ja tegelikult on kurb, et seda peab järjest rääkima, aga me ei näe igapäevases seda, et sellest aru saadaks, just eriti poliitikute tasandil. Aga ma arvan, et see annab tulemusi sellepärast, et siis kui Martin Herem ja Kusti Salm hakkasid, mis oli mingi 1,5 aastat tagasi, 2 aastat tagasi hakkasid rääkima siis sellest hullupanemise kontseptsioonist, et kuidas siis nagu Eesti peaks käituma, ehk et käitume nagu segased, et kui vaja, siis kui Peterburi Siisaku katedraali sammaste vahel on paigutatud õhukaitsepatarei, et siis tuleb ka sinna saata paar korralikku raketti, ütles Herem. Seda ta ütles mulle ühes vestluses, mitte siis see ei ole intervjuust pärit, aga ühesõnaga see, et paneme hullu, lööme vaenlase puruks tema enda maal. Ja see võeti väga valuliselt vastu, keegi
inimesed ütlesid, et mida lolliks olete läinud või, et mis me hakkame nagu, läheme Venemaale kallale ja nii edasi. Ja kui me nüüd vaatame seda, siis minu meelest on nii, praeguseks hetkeks on Eestis see kontseptsioon omaks võetud, et meil on plaan, ühesõnaga me lööme nad kohe seal kuskil puruks, kui nad meil on võimekus pommitada Kroonlinna. Ja nüüd, kui te panite tähele, siis oli umbes nädal-poolteist tagasi, oli välisajakirjanduses. Sealt oli üks, ma ei mäleta, kus kohas see oli, aga see oli minu meelest täitsa nagu oluline koht, kus see oli, et eestlastel on selline hull plaan. See oli juba peaaegu nagu hullud eestlased, kes kavatsevad nagu ise minna ja teha selle töö ära. Ja ma tahan sellega öelda, et see on võtnud umbes 2 aastat. 1 aasta selleks, et me ise veenduks, me ise jääksime seda uskuma, ja 2 aasta selleks, et see üldse jõuaks kuskile nagu välismaale, et see paljub tähelepanu. See protsess on palju pikem olnud kui 2 aastat muidugi. Nojah, võib-olla, sa tead paremini, aga siinkohal väike paus.